hea kuulaja, kui sa soovid meid toetada, siis www.patreon.com/taskurooking. Saad hakata meie Patreoniks erinevate astmetega. Või kui sa soovid osta merchi, särke, mütsi, muusikat, CD-d, vinüülid, kassetid, siis www.tookodarekords.ee ja taskuröökingu kuulajatele on sooduskood taskurööking 20% alla ja täpselt nii ongi. Sa tead, mida tegema peab. Toetage meid, sest tegelikult meil on veits külm siin. Jah, külm on. Ja nüüd hakkas külm. Nüüd ei ole külm. taskurööking.ee Tead pühapäeva teile kõigile. Alanud on taskurööking. Osa 300 ja pudinatega peale. 9 vist. 8 või 9. Väljas on hanged ja kraadid on uskumatud siin olnud kolmapäevase seisuga, räägin ma asju. Ja töölisklass on kolinud tuppa. Ja. Meie. Ja. Töölisklass on väljas, meie just vastupidi oleme toas. Okei, meie oleme toas. Aga ajame töölisklassi asju. Töökoja asju. Töökoja asju. Meil on siin nii head isolatsioonid, et meil siin tööriistade hääli ei ole kuulda, aga need siin tegelikult on. Ja vahepeal, kui lihtsalt väikene keskkonnakirjeldus võib-olla kuulajatele. Pimedatele kuulajatele. Lihtsalt, see võib-olla jääb lihtsalt ekraani taha, et mõnikord, kui kõrvalruumis mingi suurem masin tööle pannakse, siis meil võib korra see elekter läbi helikaardi käia ja korra nagu lindistamine jääb seisma. Ja siis me peame korra tehnilise meeskonna peale saatma. Major technical probleem on ilmnenud. Lahendame ja siis peame edasi saame teha, et on juhtunud mitmeid kordi. On. Siin on igast asju juhtunud. On ka seda juhtunud. Kui kompressor kõrval tööle läheb, siis klõnk kaob ära. Ja. On ka mida juhtunud? On ka seda juhtunud, et kui meil siin helikaart selle kompressori, kõrvalruumi kompressori peale üles ütleb, siis meil on siin nagu vaikus, aga teistpoolt seeneldud. Et me saame ka seda soundi. Või siis on ka seda olnud, et toimub see asi, et helikaardi katkestus, aga meie sellest koheselt aru ei saa ja umbes 15 minutit, ma mäletan. On rekord. Jah, see oli vist rekord. Mille me korstusse kirjutasime. Jah. Ja väga head kvaliteetset informatsiooni läks kaduma. Et nii on. Mul on küsimus mitte, et... Meil on täna selline teema ka ju, et me tegime üksteisele 5 küsimust. Jah, küsija ja vasta. Temaatika, suva ja väga raske ülesanne oli. Kiiruga pidi tegema ja mul, Tundub, et sa kõike tead minust juba. Jah, et ei oska, aga vaatame, äkki seal midagi... Äkki midagi leiab nagu. Sellele võib-olla võiks mõnikord isegi nagu kauem ette valmistuda, et siuke... 100 küsimust, eks? 100 ja palju, ütleme 5, aga head. Personaliseeritud küsimused, saad aru? Ja millega ikkagi nagu välja vingerdada. Sa tead, et sa tõmbad käima teise nii-öelda, et kui see on õige koht, aga siit on samas aspekte võib-olla, mida ta tahab jagada ja nii edasi. Hea küsimuse esitamine on kunst. On, sellepärast, et... Õigele inimesele vaata, jah. Sellepärast, et sinul kõige... me oleme olnud siin pihitoolist, aga me oleme selle kaudselt nagu läbi juba teinud. No alates 22. eluaastast hakkasid sina oma elu mäletama või umbes niimoodi. Lapsepõlves sa midagi ei mäletanud. Koolis sa midagi ei mäletanud. Suhetes sa midagi... Aga siis tulebki sellised küsimused esitada, kust välja ei vingerda, kus sa ei saa öelda, et ma ei mäleta. Jah, no see selline, et nagu kuule, hästi üldine, et kuule 0-20 räägi, siis on see... Ma ei tea. Jah. No ühesõnaga... No mis sa tahtsid tegelikult üldse midagi rääkida? Ma juba läksin sinu nendesse... Sa ütlesid, sul on ka mingi küsimus? Mul on mingi küsimus ja ma tahan seda öelda, et see nüüd ei lähe sellesse arvestusse ei lähe, mis meil siin on.
see on eraldi. jah, et üllataval kombel on läbi näritud juhtmed hoopiski teise mikrofoni juhtme taha läinud, et minul on mikrofoni juhe terveks saanud. Meil oli siin külalised, siin eelmised hooajad on olnud, kes on need juhtmed käinud siin ise remonti, oma spetsialistid on siin käinud. Iiri mõtled? Iiri mõtlen. Et kuidas sul praegu lood on? Nad on käinud siin. On või? Remonti tegema selle või? Ei ole, nad on käinud, näed seda villa, mis sealt natuke välja on tulnud. Aha, ja, sealt, jah. Jah, nad käivad, aga see on ainuke jälg, mis ma neist leidnud olen, ma olen veits ringi vaadanud. Nad ei ole mujal käinud. Et see aasta nagu sihukest major probleemi pole? Pole olnud veel, jah. Kuigi külm on juba visanud küll peale, et nad on meeleheitlikud selles suhtes ikka juba. Ja, ma usaldan küll oma Opeli andureid, aga see number, mis seal ette üks päev siin viskas, ma arvasin, et kurat valetab mul, aga enam-vähem pani mul täppi. Aga lihtsalt vähe siin lõõpi, et ei tea, kas see aasta sellepärast pole tund, et oled nii halba muusikat tegema hakanud, et ei taha tulla enam. Neile meeldi enam või? Meeldi. No nad pole tavaliselt, nad on ikkagi häbelikud olnud ka selle koha pealt, et nad siis väga ei käi, kui ma muusikat teen. Jah, et öösel rohkem või? Jah, siis käivad. No päeval nad chillivad, kuulavad, naudivad ja öösel tulevad siis, lähevad, võtavad mürki vähe, seal pea on tongis ja tulevad juhtmeid remontima. Et kurat, see isolatsioon ei kõlba kuhugi, et ma hakkan siit võtab maha selle. Kodus nad tulid mul laest. Kallalle või? Nad tulid jälle laelambi juhtme ümber närisid sellise augu. Okei, laest või? No ja siis vahest on, see aasta pole näinud, aga eelmine aasta, kui me köögis oli, mis vahepeal mingi vana tuli. Tööte siin, pani minema nagu. Siis vahepeal tuleb jälle väike siuke, nad on siin, minema. Jott veed tegid või? Ja. Aga kurat, see laest tuleks see... Närisid siin, tulin vaatan kipsi põrandal maas, mis toimub, vaata. Ja kiire investigationi tulemusel nägin, milles küsimus. Menetluse tulemusel selgus. Selline kiire koha peal, kuidas iganes seda kutsutakse. Kurat, mul on ka ju tegelikult see üks lugu, ma olen seda vist tegelikult juba rääkinud, aga kuna me lase tulla. Et sul tulid laest, no mul tulid ikkagi põrandast, aga mul ei olnud tegemist mitte nagu hiirega, vaid korraliku kuradi rotiga, kes oli ikkagi siuke rebase mõõtu. Ja ma elasin vaata seal muldpõrandaga kuradi kuuris, vaata, kus mul otse maa peal oli põrand pandud. Ja põhimõtteliselt nagu. Kaua sa seal elasid? Ma elasin 2 aastat. Okay. See oli 16 ruutmeetrit, umbes nagu see ruum meil siin. Ja selles toas oli ahi ja mul oli voodi, oli siis niimoodi, et nii pidi, pea oli siin, jalad olid siin, ahi oli siin. Ja ma mõõtsin nagu järgi, et peast kuni jalgadeni jõudsid, siis oli temperatuuri vahe oli nagu 10 kraadi. Et mul üks ahjupoolne toa ots põles otsapidi ja teine toa ots ärmas vaata või nagu jäätus põhimõtteliselt. Ja sealt tuli töölt koju ja vaatasin, kes põrandat on korralik suur auk ja viskasin kuradi menetlussid peale ja jõudsin otsapidi kööki. Vana oli külmutuskapi taga. Seal on see siuke sõrestik nagu. Ja siis ma ahjuroobiga põhimõtteliselt seal lõhkusin. Ta põhimõtteliselt ta ei kartnud seda ja ma mõtlesin, et okei, ta ei karda seda, et kui päris actioniks läheb, et kes siis nüüd jooksma hakkab sinna. Aga siis ma ikkagi sain ta niimoodi selle ahjuroobiga torgatud, et ta lendas sinna külmutuskapi taha, aga ta jooksis kohe ju sinna oma auku põhimõtteliselt. See auk oli tal kus kohas? Keset tuba ilus kuradi krõps oli teinud nagu. Okei, see oli ainuke koht, kus ta pääses sinna. Mul on siuke... Ta varem polnud käinud või? Ta ei olnud käinud varem ja mulle tundubki, et ta oligi mingi... Ma elasin liival siin samases, vaata, nurga peal ja siin ikka suht gangsta rajoon, et ma arvan, et ta lihtsalt arvas, et tõmban keset tuba augu sisse ja teen, mis tahan senior keset kevadet.
ta ei olnud sul mingi regular vana, ta oli selline rändav vana, kes sattus sinna. Ta oli, kuidas... Oota, ja teil oli fight nagu... Meil oli fight või pigem mina nagu üritasin oma kindlust kaitsta ja tema sõrestiku taga põhimõtteliselt irvitas mu üle. Noh, sest et tegelikult mu silmis oli hirm. Tegemist oli ikkagi väga rasvas isendiga. Sa rääkisid, mul juba kõrvad hakkavad nagu keema hakkab. Mul on tunne, et ta oligi nagu spetsialiseerinud niimoodi majast majja niimoodi läbi talve ja ükski tatti ei köhi, vaata. Ja ükskord ma sain hiire kätte sealt küll ühe siukse hiire. Aga vaata, mul tekib kohe siuke moraalne või siuke see nagu probleem, et tegemist on elus olendiga, et noh, osad ma olen näinud nagu löövad lihtsalt virutavad vastu maad, vaata, noh, sodiks, vaata. Noh, ta ei olnud surnud, ta oli elus. Ja mina siis ei osanud, mina teda niimoodi ei tahtnud ära tappa ja haamriga pähe lüüa. Ma ei suudaks ka. Ja siis ma nagu lahendasin selle niimoodi, ma viskasin ta nii kaugele, kui ma suutsin. Et tal võis olla nagu, kui ta, noh, nad on kerged, vaata. Ja on täie kerged. Ma olen püüdnud neid siin. Ma tean. You know. Et ta võis nagu pehmelt maanduda. Tal võis ka teist pooni minna. Täpselt sama siin. Ma ei mäleta, milline talv. Aga oli lõksu vahel jalgu pidi või kuidagi niimoodi. Ja läksin õue, siis oli lumi ja saatsin ta kuskile sinna niimoodi. Saatsid lumme. Et kui ta on lõksu vahel ära surnud, no siis on aga kui oli nii, siis kuule, kas seda hääletu peale saab panna? Need on mul nagu need siuksed nagu business piuksud, aga ma kohe panen. Pane mutesse. Ma kohe panengi ja... Kui keegi helistab, siis äkki siis saad pihta, kui vaja on. See ei ole nii lihtne, nagu ma oskaks vaata, nagu, noh, ma sain hakkama. Switch off. Ma sain hakkama, jah, switch off. Ja hiired ja rotid, tavai. Aga see külmkapi taha läks. Mul üks aasta oli kodus, ka läksid külmkapi taha ja seal on see sõrestik, nad käisid seal vahel niimoodi, et ma alguses ei märgandki ja nad ju öösiti käisid ja nad seal külmkapi taga on seda mingit pehmet asja, mis on külmkapp ümber, mis seda külma seal hoiab. Mingisugune, ma ei tea, kas ta on polüsterool või mingisugune keemiline asi on, ja siis nad olid umbes nagu... Naftavaht. Mingisugune naftavaht ja ühesõnaga nad olid sinna sellise prao ülevalt alla nagu külmkappi poole sisse. Nii sügav oli see umbes seal taga. Tunneli teinud väiksime. Ja kõik see taga oli seda naftavahtu tükikesi oli täis, kui ma ükskord seal avastasin selle. Suvila, nad tegid sinna suvila? Ei, no ma arvan, nad tahtsid ikka nagu straight to the food külmkappi. Läbi külmkappi minna või? No jah, sealt on ju palju puudu. Ma ei tea, seal seespool on vist mingi... No nad lähevad ju plastmassist ka ju läbi lõpuks, kui nad tahavad. Metallist nad siia, noh... Kui seal on mingi metall vahel, jah, siis peaks olema ka külmutuskapi sein, peaks olema ikkagi mingi metallikihiga ikkagi või on plastik või, ega ma ei tea. Ja seespool, see väljapool oli see vahuvärk, vaata. Sealt nad panid poholt. Ma ei tea, jah, ma ei ole seal niimoodi uurinud seda asja. Võib-olla on jah mingisugune metall asi seal, võib-olla... Nad teda plastmassi suudavad igat pidi vorpida juba, et ei tea, oleneb palju külmkapi eest maksnud oled ka, on ju. See taga, et oleneb, mis külmutuskapp ikkagi on. Jah. Et mõni siukse kõvem snaige näiteks siuke või noh. Whirlpool snaige võiks olla või lisaks, et on 10-aastane garantii nendel mootoritel on ka nagu hiire ja roti kindel. Jah, tuleb välja, et ka selle vastu on kindlustust vaja mu külmkapile lõpuks. Jah, et ega nad arenevad, ega evolutsioon, inimese evolutsioon on nii kiire ja nemad on nii-öelda meil need kaaslased, siis nagu need parasiit kaaslased nagu. Suure tõenäosusega täied, kirbud, nagu nad on sunnitud, kuna noh, raid ja kõik see tapab neid kohe. Siis neil võib olla küll tekkinud ka nagu põhjusseos sünapsid ajus, vaata. Et
vanad võivad vandenõud seal teha ja varsti võivad kinni siduda meid. Täid kirvud, hiired, rotid, ühendavad jõud, puugid ja oled nagu Gulliver, vaata, on kinni sidunud. Mina mõtlesin seda just, et see... Ma olen ära jäänud või? Miks seal või tähendab, et kui käid mingit, ütleme, telefoni uut ostma, siis nad alati teevad lisamüüki, pakuvad kindlustust ka, vaata. Jah. Nagu kuidagi see tundub täiega võõras, et mis ma nüüd panen telefonile kindlustuse või et kõrvaklappi või nad vist kõik asjad kindlustavad ära, kui tahad. Midagi vist on küll, ma olen kuulnud, tähendab, et suht paljusid asju saab. Et külmkapi saad ka kindlasti ära kindlustada. Kindlasti saab. Mingi lisakindlustus, aga see on alati kuidagi, issand jumal, nad teevad lisamüüki, mängivad su psühholoogiaga sinu kallal, vaata. Ja on sellise uue leiutise teinud. Vaata, kui telefoni... Tegelikult see on juba tükk aega see lisakindlustus, aga see tundub minu jaoks ikkagi nagu võõrastav. See tundub skämm. Ja mul on kohe see, et ei. Ja see hoiab mind eemal, et ei taha minna sinna midagi ostma ka või nii koha peale. Ja see ongi minust nagu jällegi, mis näitab selle ajupesu või propaganda, kuidas on meile nagu need sisse kodeeritud, need mustrid, et vaata kujutavad, et kui automüügil, pesumasina, teleka müügil mingit kindlustust ei pakuta, siis pigem lükkab eemal selle asutuse juurest mind. Aga vaata telefoniga mul tekib, et tahate lisakindlustust ka või? Oota, mis on midagi viga või? Ma ei saa nagu, ta läheb nagu katki või midagi, mingi oht on sealt poolt või No mina lähtun niimoodi, et kui mu telefon on nii kallis, et see vajab kindlustust, siis mul on ilmselgelt liiga kallis telefon minu jaoks, minu rahakoti jaoks nagu, et telefon ei pea olema nii kallis, et seda kindlustada, et kui ta peab olema selline, et sul on nagu veits pohhui ka, vaata, sest et ta on ikkagi telefon. Et kui sa seda kindlustama pead, siis on võib-olla see sinu jaoks liiga kallis telefon. Ja, et võib-olla... Sul on võib-olla, saad natuke pead nagu rohkem pappi sebima. Ja, või siis töötuks jääma, kus nagu... Või otavama telefoni ohtu on vähem, et kahjustuda saab nagu. Jah. Ja kodus sellega voodis olema. Et no näed, mul läks lihtsalt jälle teema, läks meelest ära, Big Sänk on jah. Ja, lisakindlustus, Lisakindlustus jah, et... Autole ma saan aru ju, nagu... No autol ma ei ostaks autot, millel nagu mingit kindlustust, mitte mingisugust seda ei ole. Või no ise teed sinna peale või jah. Aga see on nagu arusaadav. Telefon jääb minu jaoks. Samamoodi saaksid ju kindlustada neid kunagi siin saates läbi käinud patareidega soolaveskid. See on leiutis. Need ära kindlustada. Ma isegi ei tea, millest sa räägid. Patareiga soolaveski, et sul on patareid ja siis vajutad, siis tuleb soola, purustab soola või pipart. Tal on seal mingi siis mikromootoriga mingi hakkur, mis siis või väljutaja siis. Jah, ta on nagu patareidega. Et kui sul patakaid ei ole kodus, siis jääb sool purustamata. Et kui raske seda korra keerata on, kui raske see on. Nii raske. Näiteks ma toongi kohe näite, et suure tõenäosusega saab ka kindlustada sõrmi näiteks eraldi. Näiteks kui on veel mingisugused maestrod, mingi klaveri mängijad, kellel nagu võib-olla jah. Et sa jätad ta sõrme ukse vahele, sisuliselt elu lõpuni maksad nagu kõik rahad alle, vaata. Et vaata selliste jaoks on need elektroonilised, need soolapuhurid on välja mõeldud, mis soola välja puhuvad. Et ta ei peaks oma maestro sõrmekesi ohtu seadma. No jah, okei. Ta vajutab öltrile ja masin teeb talle kõik asjad ette taha ära. Aga kui patareisid põle, siis on magetoit. Okei. No võt. Ja kui sa kindlustage soolaveskid. Ja minu arust, vaata, ma olen omast käest tundnud ka, või me kõik oleme küll läbi fantastika jutu, aga et me saime kohe seal Festeril, saime korradi fakid peale, vaata. Et mõtle, kui see lavakäsi oleks veel 5 miljoni peale kindlustatud ja see fakk on hoopis teise kaaluga, kui seal on 5 miljonit tagarisk.
sooviks rohkem neid saada isegi. Sellise käe sees tahaks neid rohkem saada. Kuule, aga meil oli täna mingi teema ka ju. Küsimused meil olid. Ma mõtlesin, et lälisime täna lihtsalt. See on ka võimalus alati. Aga ei, see ei ole hea variant, aga egas midagi, võtame kaustikud valla. Teeme selle küsimused ära või? Teeme selle küsimused ära. Oota, kas see on vale kaust ju? Kuidas me teeme neid? Kas me teeme kordamööda neid või sul on mingi teine kaust? No aga... Valest kohast ei võtnud lahti. See mul siin vaata musta värvi, kurat, no. Ja pääse sinna. Pääseega. Mõt sellepärast peakski need roosasid kuradi kaustikuid ja asju ostma. No nii. Kuidas me teeme niimoodi kordamööda või? Need on täiesti need ei ole mingi jätkuga, et kui jätkukaid tuleb, siis tuleb. No me ei tea, tähendab, vaatame, kuidas see läheb, aga teeme kordamööda. Alustad või? Ma küsin, jah? No küsi. Ma alustan alguselt. Nii. Kirjelda oma loomingut kellelegi, kes pole seda varem kuulnud. Deep House. Sõnadega. Aga pärast saad tagasi. See on nagu... Et võõrale, kas ta nagu... Ta ei ole kuulnud su mussi, aga ta on huvitatud. Aga ta muidu teab Deep House'ist või? Ta on veits, nagu ta veits võib-olla teab, kui sa seletaksid talle. Siis hakkaks paremini teadma nagu ja sellepärast... Ta jagab nagu elektroonilist muusikat ja neid alamžanreid ja... Et ta teab nagu põhi, lõuna, ida, lääs, aga et Kirjak, Agu, Ederat loet ta enam ei tea ja sealt peenemaks ta veel vähem teab, jah? Okei, on siuke, jah. No minu looming... Tere kõigepealt! Minu Deep House'i loomingut kirjeldaks võib-olla kõige paremini tugevate kikisneeride hi-hattidega ääristatud on siis see rütm, on konkreetne alati. Mul on alati soolo, sneer ja trumm on mul alati sees. Mul pole mitte ühtegi lugu, kus seda pole. Tõssi pole või tähendab on mul igal pool. Sul ainult neid kikikaid, puhtaid kikikaid sul ei ole. Ja ma tavaliselt või suht 80% ulatuses enda Deep House'i lood ehitan üles ühte moodi ja järjest kasvavalt ja niimoodi nagu luupides, et järjest uued kihid tulevad peale. Ja reegel on üldiselt see, et tagataustal on siuksed igatsevad, kerged kurvad, rasvased, polüfoonilised, harmoonilised, pikad päädid ehk siis tausta siis süntesaatorid, ühe noodi süntesaatorid, aga nad harmoniseeruvad ja neid tuleb loo arenedes kihiti järjest juurde ja nad omavahel hakkavad, ma kasutan hästi palju kajasid ja hilinemisi ja ütleme siis sissetulekut, väljatulekut, phaserit ja vaui, et kus nad hakkavad siis need tausta pikad sündid hakkavad üksteisega nii-öelda siis kooskõlas tantsima. Ja juurte tikandina marjakesi, kas siis mingisugused hästi transiilikud, massiivsed, rasvased süntidega mingid siuksed või lasen mingisugust säbrelust sinna. Langevat säbrelust. Langevat säbrelust ja alatoon on nagu kogu aeg minoorne üldiselt ja kurb igatsev lootust täis. Mitu päädi, see on jätku küsimus lihtsalt. Selge. Ja mitu päädi on vähe ja mitu päädi on palju ühes loos? Siin peab nüüd selgitama ka päädi paksust ehk siis selle massiivsust, selle... No lihtsalt, et mitu päädi on vähe sinu jaoks loos ja mitu päädi on palju? Null on täiesti nagu off.
nii et kas see nagu on 0, siis ma ei ole nõus. siis ei viitsi teha. Siis ei tee, et üks rasvane on juba hea. Ja kuidas ta ajas muutub või on täiesti kogu aeg? Ta kaob vahepeal lihtsalt ära. Näiteks kui ma kasutan tavaliselt 2 narkossi kohta, millest üks on siis pool narkossi ja üks on siuke suur narkoss. Ehk siis vahekohad, kasvavad vahekohad. Ma tean täpselt, millest sa räägid. Ja oota, mis see jätku... Mitu päädi on vähe, mitu päädi on palju. Siis üks on vähe, ma saan aru. Ühega teeb ära, on ju? Ühega teeb ära ja narkossi kohtades lihtsalt sa tood teda, kasvatad teda kõvemaks ja kajatitega paned ta nii-öelda siis terve ruumi nii-öelda katat ära, kuni tuleb kulminatsioon. Mitu päädi palju on? Palju pääde on, ma arvan, et üle 4 on, 5 on juba, läheb juba lihtsalt siirupiks läheb juba. Kaklema hakkavad kõik omavahel, et nad ei leia oma seda kohta. No vaata, liiga palju magusat korraga, siis tuleb okse lõpuks nagu, või oht on suur, ja seal on tekib see, ajul on nagu vist ikkagi mingisugune ülemine piir, millest ta helisid ei ole nagu võimeline nagu vastu võtma, mis muutub nagu terroriks või mis muutub piinamiseks juba nagu, et ta ületab, et see spektrumi error on ka, vaata, et sul samale sagedusele hakkavad liiga palju asjad minema, et see on nagu topid inimesi ruumi, kuhu ei mahu rohkem. Füüsiliselt on see nagu siuke, või heliliselt, mis iga. Või paned, 4 inimest paned ühte tööd tegema. Üks lööb teisele haamriga. Ja näppu. Nagu kõik tahavad nagu korra kaamrit haarata ja korraga naela nagu ja siis on siuke nagu. Keegi saab haiget. Haiget saab kõik saavad haiget. Ja. Et siuke värk, aga seal ongi veel see asi, et siukse tahan nagu pakkuda elamust on ju selle looga või nagu, et ma tahan pakkuda seisundit. Loodan, et ma pakun. Ja inimese kõige loogilisem nagu lähenemine on, et igaks juhuks hästi palju loosse panna nagu igast asju. Et ma kuulan oma seda noorema aja nagu loomingut, siis ma praegu nagu võin öelda, et ma pooltes lugudes ma teeks lood lühemaks ja koristaks sealt võib-olla mingi veerand asju jeehat. Aga sellel ajal ma olin täksu täis ja ma ehitan või et ma nagu et ja polnud kedagi, kes ka nagu pidurdaks. Kabjalisi ei takistanud mitte keegi nagu. Et Abrakuudu kiitis takka. Pöial oli püsti, kogu noogutuss oli peal nagu. Jah. Said sa vastuse? Ja... Kindlasti saime. Nii. Minu esimene küsimus. Kuidas sa ise kirjeldaksid enda muusikat? Küsi neid, mis sa kirja panid. Tegelikult. Ja see oli mul esimene küsimus, sest ma aimasin, et ma olen sunnitud ise millelegi analoogsele vastama. Ma senikaua võtan mett. Mul ei tulnud nagu iski tead, vaata. Ja siis see tuli. Kuidas sa ise kirjeldaksid enda muusikat? Põhjenda. Oota, aga sulle me saime päris hea nagu konteksti mingisuguse karakteri näol, et kellele sa rääkisid? Kas sa lood mulle ka mingisuguse tegelase? Kellele? Äkki sellest sõltub midagi? Tere! Siin taskurööking tülitab, teeme siin tänavaküsitlust, et uurime artistide käest seda, et kuidas te ise kirjeldaksite enda muusikat. Ja nii mõtlen kohe.
ma ütlen niimoodi, et ma kogu aeg otsin midagi, mille poole liikuda. Ja praegusel ajahetkel on mul selline väga tugevasti muidugi sinust mõjutatud, aga selline kosmose ja sihuke sügavuse etapp räpibiitidega, siis neid ma nagu põhiliselt teen. Muud muusikat ma olen proovinud teha, ja räpibiite ma ikkagi nagu teen põhiliselt. Ja praegu on mul selline proovida mingisugune kosmose ja selle space hop või space hop, mida me oleme kutsunud niimoodi, sinu mingite taustade mõjutusel ja sellist, aga mitte nagu, vaid proovida oma mingisugune kosmosepäpi asi välja aretada. Ja ma olen praegu selle otsingul. See ei vasta tegelikult üldse su küsimusele vist. Ei, no aga sa vastad ja põhjendad, jah? Et need helid, mida ma praegu nagu valin, on sellised, mis sinna poole kipuvad minema. Ma mõtlen, kas... Ja ma ei teagi rohkem vist. Ma olen tegelikult juba kogu aeg sinna poole liikunud siukse mingisugune ruumilisus, mulle seal meeldib nagu kah selline midagi sügavat. Niimoodi umbes, kui käega kirjeldaksin. Jah. Ta oleks nagu niimoodi. Ja kolm dimensiooni ja niimoodi natukene suuremalt võib-olla. Vähemalt 3 dimensiooni. Vaata, see ongi nüüd see enda asja kohta on väga raske on ju kirjeldada. Eriti kui sa, mis mina ikka on ju, kes siis mina. Nõus. Vaat see teekonna värk on täiega õige, siis minul nagu observeerijana ongi nii, on jäänud siin taustal suke mulje, et sa eesmärk ongi ära proovida need sektorid, mis vähegi pähe või mis pinget pakuvad. Aga et sul on see nagu ennem teemasse nagu viies sa nagu lähed ja hangid nagu temaatikat. Et see on niisugune nagu stiili siuke või nagu jälle see siuke korrastatud lähenemine. Et kui see on mingi nagu see siukest seda valdkonda, siis harjutadki juba kõrva ka ära sellele hõngule viimisega, et juba hangid neid helisid ja sampleid või mis iganes ja juba oskab nagu ära tunda vastava selle temaatikaga elemente. Ja ma proovin isegi, kui ütleme, et võib-olla seal räpi hip-hopi biitide sees teed erinevat kiiremat, aeglasemat, ja siis see selline space on selline, ongi siuke põhjanael, kuhu poole kogu aeg nagu üritan sihtida. Et see ongi sinu taustadest mõjutatud, tegelikult ka nagu deep house'ist on see mõjutatud sellest muusikast, nagu et seda kuulates seal on uskumatu ja maitse, et kuidas see maitsekalt tuua nagu hip-hopile ligi. Aga seda on võimalik. Seda on võimalik. On võimalik, see on täiega võimalik. Ja nad lähevad hästi kokku. Jah. No see on nagu ei saa nagu ühele võtta kuidagi sampleid, sa pead neid ikkagi ümber modifitseerima tihti peale. See mitte ei ole läbi viiulivõtmete ja toore miiga, vaid see on üldse läbi hõngu, üldse mis on süsteemi väline nagu, akadeemilise selle väline. Ja nii ta on, et aga seda Space Hopi või Boom Space'i. Space Päppist on kõige õigem, siis see on nagu Boom Päpp ja Space. Just, ja siit tulebki nüüd see põhjendus ongi see, et siuke beat ja peale kuradi korralik
sündimaailm või nagu ütleme elektroonika maailm või siis vahet pole ka tavaliste naturaalinstrumentidega. Võib-olla natuke rohkem kajatatud. Ja lihtsalt on ruumid taha pandud ja no see on. Jah, see samane see. Ja. Et sul on see katsetus see ja sa tegelikult drum'i bassi, deep house'i sa ei proovi, vaata, sa teed nagu selles suhtes. Neil on selline sügavus on neil sellisel drum and bassil nagu just ma mõtlen, on see kõigil see sügavus sees. Deep house'il minu arust nagu on ilmselgelt see nimi juba ütleb ära. See peaks ütlema. Seal ei pea nagu täpsustama minu arust, aga drum and bassi puhul seal on neid liigitumisi igasuguseid, ma ei tea ka neid kõiki. Vaata selle musaga. Siuke vedel on pigem vedela poole mul kisub. Minul ka, aga ma lihtsalt seda teist poolt, seda karmi poolt, minimaalset karmi, mis on nagu eriti sünge, aga ta ei ole tihe ja muutuv, et ta oma elementide poolest pigem on siuke nagu ärevaks tegev, aga need elemendid kurjalt töötavad niimoodi, et viib samasse kohta nagu see, ütleme, need harmoonilised deep soundid, aga see on nagu juba maagia ja voodoo resk, et ma ei oska selgitada, et mis seal seda asja niimoodi trigerdab, et selle enda asja peal, mida ma ajan, ma nagu oskan nagu ette kujutada, et mis need mehhanismid on, mis transi viib või ütleme kaasa viib sinna süvitsusõidule. Jah, see asi, mis ma selles Space Papis kõige rohkem, millega ma kõige rohkem kaklen, võib-olla ongi see transi viiv siuke, ütleme sellises rütmis kas või kordav, et tüüd ja ta on nagu suht algusest lõpuni vaata, et leida see, üks mingisugune tiitan ja mingisugune telefoni vajutushääl hakata kogu aeg ja siis ta võtab ka see ülejäänud seal ümber, ütleme, kasvab, kahaneb. Aga mingisugune südame, mingi asi jääb sinna mängima taha. Ja üks soovitus veel, et see teed käib anja, ja siis sa tood sisse teise kohta, teise takti peale tood sisse ja kui on kaks veel, mis üks teisele sisse sõidavad veel näiteks, siis tekib siuke riu, mis on juba oma olemused siuke hüpnoosi et ta kõik siuksed mehaanikad on ka täidetud, et sa saad nagu sellel on vist nimetuse muusikal, ka ma olen vähemalt kuulnud, et call and response. Et kui sa siuksed kaks soundi paned oma vahel nagu üks nagu callib, teine responsib. Ja siis sa ei saagi aru, et nad moodustuvad, nad on eraldi elemendid, aga sa ei saa neid nagu eraldi üldse nagu käsitleda, kuna nad on koos. Et siuke huvitav jälle maagia tekib seal. No ja, ma ei tea, kas vastasin küsimusele. Vastasid ja veel palju muudki. Ja vaata, väga keeruline. Minu arust sina kirjeldasid küll väga hästi, jah. Et ma ei tea, sul on kuidagi, see Deep House'i stiil on sul kuidagi ilmselge või nagu... Mina vähemalt. Meil on see erinevus. Mina leidsin enda mugavus või maius mesitaru leidsin. Ja siis ma otsustasin, et ma nüüd siia jäängi, haarasin sellest mesitarust kinni. Kauem teinud ka. Ja seal ma tahan nagu, ja mõnulen seal ühe koha peal. Aga ma ei arene nagu selle koha pealt nagu uudsust ma nagu jah, sellel on plussid ja miinused. Jah, sellel on plussid ja miinused. Ma olen selle lahendanud niimoodi, et ma võtan mingi uue tegevuse jälle. Võtan selle värskuse sealt, vaata. Kõik muud asjad võtan samaks ja võtan lihtsalt uue mingisuguse värskuse sinna juurde. Sina lähed ja hoiad värskuse kogu aeg nagu käimas. Ja vahest ei ole ka värskust, siis tuleb kuidagi leida või ilma värskuseta ka proovida. Et see on... No lihtsalt siin on nagu mõistlik ennast säästa, kuna ka seda võib. Kõik või mitte kõik, jah, see on nagu lahe, et paljud ja see on jumalast on... Kõik on parim alati. Okei, aga kõik teised kõik räägivad. Kõik on pannud oma selle eesmärgi
just selle uudsuse peale, kõige selle peale nagu midagi kogu aeg muuta, kogu aeg värskendada, kogu aeg uudsustada ja nad kõik jooksid sinna ühte pisikesse ukse auku, kus siis see läbimurre nii-öelda siis reaalselt on. Ja seal, kõik jooksid sinna puntrasse kiiluna kokku. Ja siis, sealt ei ole mõtet minu hinnangust, et ressursikulu on nii tohutu. Ma istun seal augus ja siis vaatan äkki mööda käijat, kellegi meelitan sinna oma auku, sinna oma meepüti juurde sinna mõnulema. Neid ei ole palju. Ma küsin teise küsimuse ka siis. No hea küll. See jälle musa küsimus. Kelle jaoks sa esmalt musa teed? Kas sa tahad hetkeseisu või võin ka hetkeseisi ja siis võid laiendada. Hetkeseisul teen ikkagi 80% ulatuses endale. Ütleme niimoodi, et mul täitub 30 aastat, nüüd see aasta lõpp. Tuur? Mis tuur? Mingi Anne Veski või see, vabandust. Jovka Veski tuur või? Janno Veski juubeltuur. Ja siis nagu läbi ajastute esitan oma neid hitte või? Teed kõike ja teed tantsu ka lõpus. Alustan tuhvist ja lõpetan oma tantsuga või? Suke ühe meie show või? Ja korralik moosekant. Selle peale võib mõelda. Ikka 80% endale ja 20% on siis edevus ja kõik see, võib-olla ka 30, on ju. Aga eelnevalt 80% oma elust, muusiku elust. Ikkagi, vabandust, teen suitsu palju. See süke nagu, Anna, nagu miks juba või nagu millegi nagu niisuguse läbimurde ootamine ikkagi, siuke salamahti, aga vaos hoitud, siuke üritasin vaos hoida, et ei lubanud endal ka pettuda selles asjas, et eks vastuolud tekkisid, et mida sa siin kuradi punkris jälle, teised käivad, teevad, istud siin punkris, aga see nagu ei vii... Mis see tasakaal siis oli? Siis oli teistpidi. 80 väljapoole ja 20 sain siis endale. Et nüüd on nagu vastupidi. Et sellepärast, et ma nagu sain siin alles viimasel ajal, 5 aastat tagasi võib-olla või 4 aastat. Et see nagu, kui sa nagu üritad nagu läbi murda siukse nagu tööga, see nagu, sa ei jõua elu lõpuni niimoodi nagu välja vedada. Et vastupidi, et ma pean leidma nagu lusti selles asjas ja siis mul on alles nagu pakkuda, mul on nagu tšakrad siis vabatahtlikult lahti teed, mitte ma ei ole tangidega sinna neid nagu kakkunud nagu lahti, kui nad on tahtnud tegelikult puhkeasendis olla. Mis sa arvad, see kõige õigem tasakaal on? See... Kas sa arvad, et oled saavutanud õige tasakaalu või on kuskile? Ma arvan, et ma olen saavutanud mingi tasakaalu, et kui peaks, eks ma ikkagi ootan ju seda läbimurret läbi selle, et ma võiks... Läbilööki. See läbilöök, ma ei taha nagu läbilööki, siis ma sooviksin... Et ma saavutaksin sellise taseme, kus ma saan selle kõige tegevusega, mis ma praegu selle loome tegevusega, et ma saaksin ka sellega ära elatada ennast. Et see oleks nagu siuke nagu bensi temaatika, et ma võiksin bensi ajaks olla nagu sellega kaetud, rahaliselt. Rahaga kaetud. Rahaga kaetud võiksin olla. Ma võiksin rahaga kaetud olla lihtsalt. Bensi ajaks. Okei, midagi sa vastasid. Mis sa nüüd, kurat, see oli väga põhjalik. Mõni kurat pani ära, mõni pani saate ära, sest et nii pikaks läks. Ma lihtsalt ei tähel, kuidas sa hakkas kohe mõtte jooksma. Ma ennem pidin korra ikkagi nagu peatuma. Kui sa küsisid, aga küsi uus küsimus. Ja. Mõtlema pidin, ma mõtlesin. Kui tihti enda riietust uuendad? Sa mõtled, kui tihti ma nagu riideid, ütleme... Staili muudad.
üldstaili või nagu siukest. Poodi ei lähe, nagu kapist võtan, mõtled? No vahet pole niimoodi, et sa ilmud, ütleme, täiesti uue stiiliga nagu. Minu ette, no see uus stiil, sul ei ole täiesti uut stiili, sellepärast, et sul on kogu aeg üks stiil, aga selle stiili sisene stiil. Sa küsid, ehk siis, kui tihti ma riideid vahetan? Ei. Uuendan. Ja riietust uuendad, mida sa kannad. See ei ole tegelikult raske küsimus, on ju. On võimalik aru saada tegelikult ju. Ei ole ma saan aru. Ma loodan küll. Ma ei uuendan, see garderoob uueneb suht siukse, ma ei tea. Siis kui Humanast midagi ägedat leian jälle, ma üritan vahepeal ikka läbi käia, kui on näiteks uue kaubapäev, vaata ja vahest leiab, siis tekib jälle mingi pusa tekib juurde. Mingid püksid. Ma toon sulle või siis legendaarne raadio, meil oli sünnipäev, legendaarne raadiol oli sünnipäev ja väike istumine, saime siuksed särgid, mul särk pluss üks särk kapis selle tõttu, et see on juba tegelikult nagu natukene juba nagu stiili uuendus ühtepidi. Ja mulle meeldib, mulle väga meeldib, kui ma leian Humanast või mingist muust taaskasutuspoest mingisuguse hilbu, mis on nagu the shit. Eriti kui seal on veel, ma ei tea, mingisugune naljakas mingisugune lause või sõna või mingisugune lahe. Mingi normaalne hilp. Mis kõnetab, jah. Näiteks Karl Kani särgi leidsin Pärnu Humanast ükskord. Õige suur, no muidugi see peab olema õige suurus, aga Humanas on see, et kas teil teist suurust on, ei ole, seal ongi see üks ja seal on see kaevamise, sama asi nagu musa kaevamisega on see ka, et need on sarnased asjad, selline thrift shopping ja muusika kaevamine. Seal on täiesti samad jooned ja ma arvan, et see hasart mul tuleb, ongi neil mõlemal seda samat dopamiini valandab see. Ma toon näite just enesest ka sinu enda stiili uuenduse. Kui ühelt maalt tekkis sul vest näiteks, mingi periood. Oli sul vesti periood? Ja selle ma sain Haapsalu Humanast, kui me käisime seal, ööbisime mingi tööd Haapsalus, me käisime sealt läbi ja ma sain endale perfect vesti. Ma olin ammu otsinud, ei ole. Ja mingi aja pärast seda vesti jälle ei olnud, et kas on mingi aja pärast oodata, et jälle tekib mingi kombinatsiooni käigus jälle see vest võib tulla? Ta on mul olemas ja järelikult ta ei sattunud selga. Selge, ühesõnaga, aga siukest teadlikku, et davai, nüüd ma tõmban siukse stiili endale. Mulle meeldivad mingisugused asjad küll nagu mingid stiilid on ja, aga ma ei ole nõus kuidagi uusi riideid ostma või et nagu ma lähengi konkreetselt neid asju ostma. Ma olen saavutanud nende riiete ostmisega sellise rütmi, et need Humanates ja muudes taaskasutuspoodides käimised on nagu mulle piisava garderoobi loonud, et ma ei pea kuskile nagu otsima minema mingeid asju, mida mul vaja läheks ja seal on see adventurous, sa ei tea kunagi kah, et milliseks, mis asja saad järgmisena, et see ei ole selline peenelt kureerimine, see ei ole. Aga Pärnu see taaskasutusskeene on suht nõrk ikkagi. Meil on siin mingi paar poodi on ainult, kus mingit potentsiaalset kraami võib olla. Et mingid suured linnad, ma kujutan ette, et seal on nagu võimalusi rohkem. Saaks seda staili nagu muuta. Aga siis, kui ma käingi teistes linnades, siis me käime läbi, proovime kuskilt ikka vaadata midagi. Vaata, ma tahtsingi sulle... Riiete koha pealt just, jah. Eks meil ole nüüd väiksed abilised ka, oma stilistid on meil ka võtta. Ja. Et mulle nagu see variant meeldib, et mingi riiete ostmine on nagu terve elu, see õõvaga vaatan nagu, kui midagi nagu... Ja nüüd on mul proua, ta teab täpselt mu mõõte ja ta täpselt teab, mis on nagu hea ja mis sobib. Ja üldjoontes nagu 80-90% ulatuses riietab tema mind põhimõtteliselt. Jah, mul on sama, et ta vahest saadab pilte ja siis mõnikord on nagu kindel
mõnikord on see, et ma pean proovima, et Ja, ma ei hinda ära seda olukorda nii, et jah, mis ma pean minema poodi ostma on saapad, mul on 2 saapad, mis on mõlemad ka kuskilt siuksest poest saadud. Aga kurat, need ei pea enam seda lund, et see kuskilt tuleb läbi. jah. Ma mõelnud, et äkki siis peab uued saapad ostma. Tegema selle kogemus läbi. Jalanõudega on seal skeenes eriti kehvasti nagu. No ta tegelikult ja talvel on, meil on nagu siukene praegu siuke heavyweight talv, et jalga soojas hoida on päris okei. See võiks olla okei asi. See on päris okei tegelikult. See on füüsilisele kui vaimsele tervisele. jah, täpselt. Seda peab fiksima. Oli mingit vastust? Sain. Ja. Nii, nüüd on minu kord küsida või? No. Et tahaks nagu protsente, nüüd tahaks põhjalikumat ka selgitust. Et kas... mina küsin nüüd ikkagi ju. Sa küsisid riietuse küsimuse. Ja. Õigus järjest. Muidugi. Vabandust, muidugi. Tavai, mul on jälle musa küsimus. Mida teised su muusikas hindavad, mida ise põed või häbened või ei ole kindel, on mingi selline aspekt üldse? Muidugi on. No. Ei no mul on ikka ju alati hirm, et ei meeldi. Või et ma kuulen neid enda nagu lugusid ja nad ei meeldi ikka nii palju nagu teiste lood. Ja just keegi ütleb, et ikka hea lugu ja siis nagu, et ma ei usu või et mul on mingi kahtlused nagu. Okay, aga kui mul on nagu pidune pea, siis mul küll meeldib. Ja kui ma nagu piduse peaga keegi teine mängib või kuskil mixis või nagu keegi setis või kuskil nagu Island Soundin näiteks, ma olen iga aasta olen kuulnud kuskilt sealt lavalt keegi minu lugu mängib. No see on ikka väga tore tunne kindlasti. Jah, et kui mul ei oleks seal Island Soundil ringi liikudes seal festivalil vabal päeval puhkuse ajal peadeit, siis ma võib-olla nagu tunneks ebamugavalt, et keegi tuleb, et maksa raha tagasi, vaata, et see on sinu paska siin umbes nii. Ma vähe siin võimendan ka, vaata kõike seda. Sain aru. aga vaata, see nagu nad ei olegi nagu väga kirjeldanud, mis neile seal nagu meeldib, sest et ega seda ongi nagu raske teha, et ja ma tean ju ainult, kuidas mina kuulan ja mida mina kuulan, aga võib-olla kellelgi on see kuulamine võib-olla ka selline kaasatud mis iganes kuradi muud aspektid nagu. Et pigem nagu võtan ma seda, kui et ma olen nagu kaua teinud või pikalt teinud. Et ma olen nagu sellega pagunid nagu peale ära teeninud. Ja. Et ja nagu olen nagu loonud ja olen nagu täitnud seda missiooni, oma seda püha missiooni Eesti viia Deep House'i poolest sinna nagu veel sügavamale kohale sinna õigete siukeste teiste oraaklite kõrvale nagu. Tuumani. Jah, et universumi tuumani. Jah, et tahaks, et see Eesti auk oleks kõige sügavam. Kõige tiibim oleks Eesti House. World dearest house countries is joined. Okay. Et jah, et Vikipeedias esimene lause ja Capital Tallinn ja deepest country in the world. Estonia. Jah. Seda ma Selge, vastus käes, aitäh. Seda nad küsivad või nagu hindavad mu muusika juures. Okei, ja. Sai vastatud, jah. Sai vastatud. Ja. Nii. Nüüd on siis küll minu kord, on ja. Võtan päris lonksu vett, sest et see on päris massive küsimus. Alguses sa ütlesid selle idee, see oli hea idee, aga nüüd pead ise vastama, et see ei ole, mis sealt tuleb. Kas kodus tuleb palju ideid või
ikka kurat siin töökambris tulevad ideed ja kuidas sa siis neid lahendad, olles koduses keskkonnas ja olles siin? Kodus mul ei jää kodus hetki eriti, et neid lahendama hakata ja kodus ma pean kui mingisugune sükene lambipirnine asi tuleb, Heureka või? Siis ma pean kirja panema ja hiljem tegelema, et see ei ole nagu mõnikord on see, et ja on. Tahaks selle asjaga praegu nagu edasi tegeleda, sest et mul on praegu on see. I want. Ja, aga ma ei saa lihtsalt ja ma olen harjunud sellega, et see ei ole hull, selles suhtes, et nii praegu on, et ma pean teda tulema laborisse pärast aretama. Aga teinekord on see säde nagu kustunud, vaata. Siis peab mingi teise ideega võib-olla tegelema või siis mingisugust kõpitsust tegema või mingi analoog võib tekkida, jah. Aga kui sa nagu nüüd sul mingisugune... Mul on tegelikult, ma olen koju loonud väikse eelduse, tegime miniremondid kodus ja tegime selle loometoa või sellise korda. Kabineti või? See, kus mul ükskord videos kunagi oli, kui mäletad. See, kus sa tutvustasid kodustuudio... Kui ma tegin kodustuudio tuuri, ja. Päris kõva asi on sul püsti seal. Nüüd on see, ütleme, ilusamaks tehtud ja... On päris asju ka ja tekkinud. Olme album on näiteks siukse aluse peal, seina peal, et kõnnin iga päev mööda sealt. Ja, ma... tahan ka tulla sinna lilli tuua sinna altarile. Et ma seal tahaks seal midagi teha küll mõnikord, aga mul ei ole hetki praegu olnud. Et tuleb ikkagi töö juures neid asju, töökojas. Aga siis ma küsin nüüd veel siia lisaküsimuse siukse täpsustava, et kui sul nüüd see tänavalamp seal põlema pea kohal lööb, on ju, ajuvalgustuss tuleb sul, on ju, et kas sa siis, tahaks kohe lahendama minna, aga saad aru, et ei võimalda, aga kas sa siis selle idee jätad ka kohe nagu stopp sinna, et rohkem sellega ei tegeled laboris või toimetad oma olmetolmetusi edasi ja samal ajal seal ideega oled ikkagi laboris? Ja võt see on kahe otsaga asi, et see ongi, et ma tegelikult proovingi selle ideega mitte edasi tegeleda, et kui ma olen kodus, siis ma olen nagu kehaga siin ja ma olen siis nagu vaimuga ka siin. Ja ma olen nagu seda, ma proovin tegelikult rohkem juurutada ka, et kus ma olen, siis seal ma ka olen nagu päriselt. Et peab oma aja lihtsalt jaotama ja nagu tegema teistmoodi neid asju või omamoodi. Ja mul toimib see, toimib praegu. See on hea oskus, et mul vanasti... See ei ole nagu 100% nii, et ma ikkagi nagu tegelen selle oskuse parandamisega. Kohaloluga. Teinekord on... Mindful. Ja saad kohe aru, et oot, see on hea teema, aga selle teema sees on veel omakorda suur teema, mis vajab ka veel vaata edasi mõtestamist. Mida ma olen teinud, sina küsid, et mida ma olen teinud on see, et kui mul tuleb mõnikord siuke pursatus, siis on see, et ma lähen panen arvuti tööle, et siin praegu telefoni klaviatuur jääb väikseks. Et on vaja ikkagi klõbistada see asi ülesse, et ma olen nii teinud, see on siuke, mul läheb hetk. No teinekord ja teha kiire kodukontor, jah. Teinekord on iVant on nii suur peal, et ma olen ka nagu selles suhtes, mingi huulepulgaga olen kuskile mingil paberile mingid, siis kui ma veel omal ajal siin saates neid uusi sõnu ka tõin, vaata. Viimasel pole nagu väga toonud enam. No, ajad on muutunud. Et niimoodi. Peaks oma uue stuudiotuuri video ka tegema või? Tekkis huvi küll tegelikult praegu. On siuke... ega seal midagi erilist pole, et ennem oli nagu video koha pealt lahedam. No ennem oli toores. Seekord ma sellist nalja ei saa teha, et ma pean selle lähenemise välja mõtlema, et siis oli lihtne. Siis oli lihtne. Aga tead, mis mind hoopis rohkem huvitama hakkas sinu stuudiojutu asemel või? See ei ole stuudio, see on siuke väike toakene. No see toakene, et mis see miniremont endast kujutab, mul hakkas nagu see pigem praegu huvi pakkuma nagu. Mida sa pead miniremondiks? Okay,
seinad värvisime üle, onju. jah. Ja viisime toast hunnik stuffi minema. Ja võib-olla tõime natukene asemele, aga suurem 80% välja, võib-olla 20%, 15% midagi juurde. No tore, et sa selle 15 pakkusid, et 80-20 on täna väga tihe siuke. 85-15, ma tahtsin nagu, ma tundsin, et siin on täpsem väga hästi. Kasakaal. No meie saates on täpsus on kõige, püham asi, vaata. Igasuguseid kappe ja asju välja. Seal oli palju igasuguseid nõusid, mida keegi ei kasutanud ja kuidagi. Aga mis selle lükke nagu algataja oli või mis see oli? See oli ammu mõte ja seal on ikka erinevaid põhjusi. Üks on see, et liiga palju asju on nagu liiga nagu suruv, et ma kogu ammu tahtsin seda muutust juba. Vaata, see ongi nüüd veel põnevam, et tekib veel rohkem müstifikatsiooni ja seda vajadust selle küsimuse järgi. Nii. Et siis ma ei oleks huvitatud selle küsimuse küsimisest. Kui et meil on liiga palju asju siia tekkinud ja järgmine päev koristad ära, teed korda. Aga kui veel nagu pikalt, et siis on eriti veel oluline, et mis see lüke oli siis, mis nüüd lõpuks siis need rattad käima, rattad aina veerema pani. Määrasite lihtsalt kuupäevad, nüüd lihtsalt teeme ja kõik või? Ja ma isegi ei mäleta, mis see lõpuks see, et tavai teeme ära. See on siuke klassikaline kaua räägitud asi ja kuidagi võtsid käsile lõpuks oli see, et enough! Fuck it! Tere, ma teen ära. Või siis juba käed ja jalad juba teevad ja siis lõpuks tuleb see teadvus ka järgi, et kuule juba korist, hea küll, teeme ära siis. Ja sellest selle sama esimene see suure toa tegime, esiteks 2 tuba lihtsalt. Kiire remont, ma pean ikka ütlema. Suure toa tegime esimesena ära ja siis oli see saavutus ja kõik, et see toimib, oli nii suur, et tavai, ma teen kohe selle sama litri pealt teise ka ära, nagu mitte sama päev, aga selle sama energia pealt. Ja siis oli see, et koridor oli ka, aga see praegu on see vaibund ja mul on see, et koridor, seda jõuab. See nüüd seal mõtte ja see on see, et praegu on see inspiratsiooni ei ole. Vaata, kui suur taustalugu tuli, suur tuba oli seal veel, see üldse see algataja. Ja suur tuba oli see oligi, seda ma küsisingi, mis see oli? Ja väga hästi, nüüd ma sain kätte vastuse. Ja, ma isegi ei osanud algust tähelepanu juhtida sellele. Aga me saime sellele müsteeriumile nüüd lahenduse. Investigeeritud. Jah. Kas kelle kord küsida? Minu kord. See on selline luistakas küsimus rohkem. Lemmik lätlane läbi aegade? Läbi ajaloo? Lemmik lätlane läbi ajaloo. No. On mingisuguseid lätlasi, kes Läti Henrik tuleb mulle esimesena meelde, siis mul tuleb March meelde, üks räppar. No mul tuleb ju see kuradi Brainstorm. Ja, Brainstorm. Lauris Kaupres või mis ta on. No, aga valikut nagu on ju. Kui ma tahaks sellele hea küsimus, ma tahaks sellele ka vastata sellele vääriliselt. Jah. Ma pigem ei tooks välja ühtegi lätlast või isikut konkreetselt, vaid ma tooks üldiselt kõige kõvema killu lätlaste kohta, mida ma olen kuulnud. No. See on teleka TV6 reklaam, on see sarja reklaam. Yeah. Miks on Lätis kuritegevus nii kõrge? Või miks on Lätis kuritegevus nii kõrge? Seepärast, et nemad ei kutsu Cobra 12, vaid nemad kutsuvad Cobras 12. No see oli paremini tehtud, mul läks halvasti selle ettekandmisega. Okei. Nii et mul see meeldib. Tavai. Ja. Et sul lemmik lätlast ei ole ja... Vaata, kui vähe me neid ikka teame. Me saime 4 nime. Me ei tea midagi. Saime 4 nime ja need olid ka mõned olid valesti, et me... No seal on see... Mina üht nime pidi mitte, vaid vaata mingi president oli vist Alar Karisega sama näoga. Alar Karis ei, need olid ju... Olid, vennad. Ja ühesugused tüübid olid. nad.
hakka või seda reptiilindust uskuma. jah, kloonid. Nii on. Vaata selle Lätiga ei teagi, kurat, midagi neist. Naabrid ja sama nagu kodus, ega naabritest ka sittagi ei tea. Ja vaata, saad aru. Tulevad ja lähevad ja tere. Nii suva vaata, mis seal Lätis või Leedus toimub, on ja aga siit tuli ka kohe taipamine, et neil on meist ka täpselt samasugune see nagu jumala suva suure tõenäosusega. Aga meil on selline suhe, ma arvan, et kui meil on nagu üksteist siin päriselt nagu vaja, siis eks me lähme appi ka. No loodame. Või siis on see ainult lootus. Või nad kutsuvad jälle Kobras 12 ja läheb jälle lörri kõik. Läheb jälle allamäge. Jah. No, küsi. Ei saanud vastust ühesõnaga, jah? Sa ei saanud vastust või? Ei saanud, jah. Mina tahan nagu isiku nime, saavutused. Ma ei tea, vaata. Mingi Deep House'i vendi ei tea või? Ma tean, Bogdan ja Taran on nad, jah, nemad. Okay. 2 tükki siis saime isegi. Jah. Kohe vastasin. Lähen Läti ajaloost natuke koju õppima. Jah. Aga ma kohe vastasin sulle, vaata. Jäänsin isikut sulle kohe. Väga hea. Bogdan ja Taran. Jah, Bogdan ja Taran. Nad on, ütleme siis, Läti Rules of the Deep. Nad on enam samad vanad ja umbes niimoodi nagu, noh, et nii, jah. Minu kord küsida või? Mul tuli üks lätlane veel meelde tegelikult. Niklavs, vaata ka, kes Kirotile biite on teinud. Ja. Tõesti on. Maja valiks ta 2025 aasta lätlaseks küll. Nõus. Annan tal kohe tiitli ära. Ja. Eelmine saade jäi andmata. Retrospektiivne õhuorden. Niklavs, aasta lätlane. Aasta lätlane, jah. Ja Bogdan Taran saab rinnamärgid. Nad saavad selle elutöö preemia. Õhurinnamärgid saavad. Jah, elutöö preemias. Ja. Mina küsin või? Jah, see oli väga hea vastused lõpuks, jah. Aitäh. Sorry, et ma ise ka vastasin su küsimusele, aga okei. Ei, sa lihtsalt täiendasid nende ohtrate lätlastega, keda sa tead. Jah, ühega. Jah. See on juba ohtrus on Eesti. Protsentuaalselt päris palju. Ma saan 90% Eestit nii palju lätlasi ei tea. Nii, videoarengud, mida uut oodata? Sa mõtled nagu laiast maailmast või? Ei, sinu käest ma küsin, sinu tegemiste kohta. Videost, ma ei tea, täiesti... Siuke vastus ei sobi. Ma täpsustan seda. Ma ei tea, pole ühtegi projekti praegu käsil. Ei ole ühtegi asja silmapiiril. Aga mida tean on see, et kui midagi tekib, siis rohkem rõhku eelhäälestusele ja võib-olla nagu väike tagamõte. Iga kord mingisugune tagamõte mõelda asjale. Olgu see siis läbi mingite elementide või läbi selle stiili, ma ei tea, editi kiiruse ja midagi, ja et see täiendaks seda nagu lugu. Krutski-nurk, väike siuke sinna loosse sisse. Et oleks nagu mingisugune, jah. No ma saan ju sinu need riimikastmed, beats and phrase'id, need nagu tegelikult seda suunda ju ka kirjeldavad, vähemalt osaliselt. Mina vastasin praegu konkreetselt nagu muusikavideo vastusele. Jah, aga et selline nagu täispikk muusikavideo, mitte mingisugune vertikaalne asja, seda ma nagu ei mõelnud. Ma tean, aga et seda sammat krutskit või seda tagamõtet nagu videosse nagu üle kanda. Ja olgu see siis otsene, kaudne, arusaadav või mitte, et jah, et alati, et miks see video või mingisugune proovida nagu sellist asja, mingit mõtestatust. Ma ise nagu mõtlen niimoodi, et see mõtestatus on võib-olla see märksõna. See võib olla lihtne element. Mingisugune. Kas mingid tehnoloogiaid ka saab veel nagu selle olemasoleva võimekusega juurde kuidagi midagi, mingid süsteeme arendada? On võimalik veel? Sa mõtled mida? Nagu filmimise tehnikaid või mingeid asju või selle kaameraga või selle võimekusega, mis sul on praegu, on nagu lagi tehnoloogiliselt saavutatud, ei ole, on ja? Kindlasti mitte, kindlasti on mingeid tehnikaid, mida ma ei tea, aga ma avastan seda masinat, selle nimi on Gimbal. Ma olen filminud äkki kahes videos olengi nagu üldse kasutanud seda. No see on sul ikkagi... Ja ma ei täpselt ei tea,
raske relvastus on see. Ja niimoodi on igav õppida, et paned ta siin tööle. Ma alguses nagu korra proovisin, mis nupp kähku teeb, aga et nagu siin, seal saab mingeid lisaasju teha, et kuidas need käivad. Ma olen nüüd veits juba proovinud. Katsetades on kõige lustlikum neid asju omandada uusi Sellega asju. saab küll kindlasti midagi sellist proovida. Aitäh! Vastutud jah. Väga hästi vastatud. Nii. Kas tehisintellekti kardad? Ei karda? Ei karda. Põhjendan ka või? Jah. No põhimõtteliselt mida ta nagu praegu või nagu teha rohkem hullu saab, kui netikelmid praegu teevad. Et sisuliselt et kas kaaperdab see AI selle konto ära või see netikelmiselt võtta ikka midagi ei ole. On ju? Noh, et senikaua, kui tal ei ole mingit füüsilist ümbrist, mingit hüdraulikasüsteemi, et ta lihtsalt nagu lööb läbi keha, vaata rusikaga. Küll nad mõtlevad. Siis ma kardan küll. Aga siis kardavad kõik inimesed juba. Või siis neid varsti enam ei ole võib-olla. Sest et ma usun, kurat, et aga musa koha pealt ei karda. Sellepärast, et ma räägin, et siin tulebki kohe vahet teha artistil, kes läheb nüüd siis nagu ikkagi läbi lööma, massidele läbi lööma, või siis see muusik, kes on nagu niši peal, on mingisugune punt auditooriumit ja nad on truudseedid ja nii on. Ja vaikselt nopid veel mõne sealt kuskilt ääre pealt veel sinna enda sekti ka kaasa veel. Ja ongi perekond jälle suurem. Ja see teine maailm on nagu see teine maailm. Okei. Et kas mina teen ikka oma asju ja mis see AI seal, vaata ma enam siin ei ole mõtte muret sellepärast, et need mahud, kui palju muusikat nüüd välja tuleb päevas, on nagu nii, keegi ei suuda, need pärlid lihtsalt kaovad sinna lihtsalt seda mahtu nii palju ja see AI sinna juurde enam vahet ei ole nagu. Et kui on kõike liiga palju, siis tekib vastureaktsioon ja hakatakse otsima päris asja jälle. Et see ma ei karda. Las toodavad, las teevad oma neid 30-sekkiseid lõike sinna. See on see, et sa saad telekaga ravida enda telefoni sõltuvust, et telekas on vana, kindel tööriist. Et nüüd, kui sa tahad oma selle jõhkra dopamiini litakalt pealt maha tulla, vaata telekat. Nagu reklaamid, värgid, et saad nagu maha tulla. Sa saad õppida uuesti kannatlikkust ja saad nagu korraks lasta, et keegi teine otsustab. See kõik ei pruugi hea olla, mis sealt tuleb see reklaam. Aga kui sa selle vastu pead, seda magusama on uuesti selle saate algus, mida sa vaatad. Et meil aega on veel natukene. Ja, meil on veel küsimused, teeme küsimused ära. Mul on ka lisaküsimus. Mul oli viimane küsimus. Mul on 2 küsimust veel. Okei, no davai, teeme need ära. Et mis on su enim teeninud lugu ja miks? Mu enim teeninud lugu, jah? Ja miks? See on, et ma küsisin seda. See on hea, et sa küsisid seda. Aga minu enim teeninud lugu, selle loo nimi on Kõne Hesburgerile. Jah. Ma ei tea, kas see on isegi lugu. Seda me räägime hiljem, sellest me räägime peale seda. Fonogramm, ütleme siis niimoodi. Audiotoode või? Jah, audiotoodang. Skit võib ka öelda, sest et... Skit see ei tohi, sest et see on üks teine asi. Skit, kui albumi kontekstis vaadata, siis on tegemist skitiga minu ühe Beats and Fries selle beadi-seeria albumi legendaarselt albumilt. Legendaarselt seerialt Beats and Fries skit, kus siis
helistan S-Burgerile ja ütlen, et õppige friikartulit tegema, 16 sekki pikk. Muusika on seal niimoodi tagataustal filterdatud allapoole. Arvestust või? Kõik, see on selline lugu ja eile, kui me siin istusime, vahepeal me käime vaatamas autorite ühingus, siin arutame, vaatame, võrdleme, räägime, miks on ja paneme vandenõuteooriaid, tekitame, mõtleme, et igasuguseid teooriad on ja me avastasime siis, et mul on selle sama loo eest laekunud 197 €. Et teise koha lugu oli midagi 20 €-ga. Ja natukene nagu langus on nagu... Et seal on suur vahe. Esimese teise vahel nagu, jah? Ja tegelikult me ei tea, miks nagu. Et mina ikkagi arvan, et keegi on nagu valesti sisestanud midagi kuskil. Mina ei näe seda... Mina näen nagu programmi error. Mina arvan, et see on täiesti ametlik raha, ametlik tasu. Aga mina kahtlustan, et see S-Burger on seal kuidagi mängib rolli ja võib-olla sinna laieneb, et kes S-Burgerit kuidagi brändib, mis iganes kujul, kuidagi sellele kaasneb sealt Nad tegid siis sellist antireklaami endale või? Et seal lõigus on, et nagu õppige tegema friikaid, nagu pask see on. No aga nad tulevadki ju reklaamis ju väidavad ju vastupidist ja klientuuri ju jagub ometi. Ma näen, et autosabasid ma ometi näen, et ei ole seal topised ega mingisugused, noh. Mul tekkis see küsimus, et kui näiteks, kui see teooria peab paika, et aga kas nagu keegi nagu võib nagu lambist niimoodi võtta ilma lihtsalt niimoodi, et mingit nagu jah või ei, kui keegi ütle, et võtavad, aga lihtsalt maksavad sealt, et kas kõik mu muusika on niimoodi nagu võetav või peaks nagu selle looja või selle fonogrammi omanikuga rääkima sellest? Ma arvan, et vaata, see on ju spekulatsioon puhas. Aga siis ma mõtlengi see, et sellepärast, et sinuga ei räägigi, et nad ei viitsi mingi artistiga tegeleda. Ei viitsi sulle kirjutada, S-Burgeri viitsi sulle kirjutada, aga pigem nagu see, et nad ei kasuta tervet see töövrit, seda kõike 16 sekundit. No ei, seda on palju. Ja neil oli vaja sealt mingisugust... See on see üks asi juures, et ta on veel Eesti territooriumil on see kõik juhtunud. Online interaktiivne oli ainukesed märksõnad seal. Eks minu kahtlus on jah, et S-Burgeri reklaam kuidagi pidi või mingi selle laadne... S-Burger! Jah, õppige friikaid tegema. Et no kuidagi sellega on seotud. No okei, no sellisel juhul võiks see reklaam või asi olla kunagi olnud kuskil või olla siiamaani. Seal oli nagu 4 aastat oli toodud ajavahemik. 4 korda ja 4 aastat oli kallis EAÜ, kui te meid vaatate. Milleks on mõtet hoida palgal inimest, kes teeb ilusaid tabeleid ja ilusaid sõnu paneb sinna ilusaid numbreid, mis mitte kuhugi ei vii ja selgemaks infot ei tee. Muidugi ma palun vabandust, et võib-olla seal kuskil ühingu lehel on täpselt lahti kirjeldatud, mis need asjad seal tähendavad, aga ma praegu võitlen ka võõrast võitlust. Aga ma tahaks ka teada, mille eest ta nüüd need ikkagi on saanud. See oleks täitsa huvitav teada, jah. 197 € ikka nagu... Ütleme, muidu on seal, kes nagu ei tea, siis seal mingid, ütleme, vahepeal tilguvad mingid sendikesed, kui kuskil raadios mängitakse, need on nii üksikud korrad meie jaoks niikuinii. Legendaarne raadios nüüd on võib-olla mõni meie lugu rohkem kõlanud. Aga muidu mingi Raadio 2 vahepeal ja kinda that's it. Aga me räägime ikkagi nagu eurost ja räägime 10 sendist. Me räägime ikka sentidest ja till kopikad. Ma tahtsin ilusaks valetada, aga 0,01 on Ja seal mingid selliseid saab vahepeal mõnikord rohkem, vähemaid. Ja siis seda saab muidugi rohkem. Mingi avalikud esitused on vahepeal sinna sisse pandud ja... Sul on õigus, teinekord saabki rohkem ja siis tekib küsimus, et kuidas see 001-st 197 peale saab. Mul on see sama küsimus ja
ja see oli nagu. mul isegi paberid suurest šokist, noh. ei, see on väga tore, ma loodan, et sul järgmine see on anomaalia, et see on anomaalia ja meil on nagu küsimused Mulder ja Scully. Või võib-olla on mingi jõuluime väike siuke veniv meil oli siuke meel oli veits hell neil seal ja anname kellelegi 190. Äkki Esburgeri juhtkond oli kokaiini teinud ja väga heas tujus ja vaatasid, et toksisid Google'isse Esburger ja siis Google pakkus seda 16 sekundist seda ja puistasid sealt, noh. Ja no vähemalt nad ei tulnud, et laimukampaaniat tehakse Esburgeri vastu. Vähemalt miinuses ei ole, vaata. Jah, siis oleks miinuses, vaata. Yeah. Aga sa ütled... Sa ei saa niimoodi öelda. No aga sa ütled, et aga mina helistasin, see on trükiviga, mina helistasin Esburgerile nagu. Ja see on hoopis teine asi. No, aga seal oli ikkagi burgerine. See on kunst. Ja. Ma lihtsalt ütlen, et see on väga sügav, deep kunst. Kunst on see. See on meta-level kunst. Aga jah, kust ma sain 197 €? Hakkame vaatama. Kuurja. Mõni võib-olla ütleks, et küsi EAÜ-lt. Ma ei taha otse küsida. Äkki nad leiavad vea. Äkki küsivad tagasi. Las maksavad välja ära, siis ma lähen küsin. Arvad, et jään võlguriigile peale seda? Tehakse võlglaseks. Ma arvan, et järgmine 2 sotti on juba laekunud uuesti peale ja müsteerium jätkub. See oleks väga huvitav. Ta ei ole enam müsteeriumist, et sa rääkid kõik välja. Ja, aga mul ei ole sellest, see ei ole nii salajane info. See ei ole tõesti, tegelikult on see, noh, mitte isegi see on tegelikult mõnitamine, seal peaks olema nagu vääriline, ei, miljonid mitte, aga seal võiks olla tõesti mingisugused nagu 100 võiks tulla nagu, võiks tulla 6, võiks tulla nagu 100, 200 võiks tulla. Nagu sul tulebki 6 nüüd nagu, noh. Pead oma loo kommertsraadiosse saama, kus siis ta läheb playlisti ja siis tuleb mitmesse ka veel. Tahaks seda sinu rada minna. Seda kõne Esburgerile. 6 sekundist 200 € tahaksin kuus saada iga kuu. No vaatame, kuhu see läheb. Uurime. Ma helistan McDonaldsisse oma uue albumi pealt. Jah, sõima ka midagi, et siit purks. Või ma kiidan, äkki ma saan 400. Jaa. Davai, aga kas ma küsin viimase küsimuse? Küsi ära, jah. Et millal me siis nagu päris Teeduks ja Kristjaniks nagu formuleerume ja digimuundume, et praegu me oleme nagu tagurpidi Teet ja Kristjan. Välimuselt oleme nagu Teet ja Kristjan, aga sisu poole pealt peaks mina Krissi olema tegelikult. Arvad, jah? No nemad on ikkagi... No ma rohkem kloun nagu kui sina vaata või nagu rohkem seda jah, aga... Sa ratsivend rohkem vaata. Selle jaoks me peaksime nagu... Ma olen nõus, aga me peaksime välja õue minema vaata. Nad on ikkagi siinpool maakera stuudios, sealpool maakera, jälle üks on stuudios, teine mingit saadet... No vaata, siin ongi meie... Ma olen liiga koopa vennad. Aga siin ongi see, noh, ma küsisingi, et see ongi meie erinevus, et nemad, et contenti saada, peavad kaugele sõitma. Aga meie ajame sama rida, olles siin just statsionaarsed nagu. No. Et me peame suutma nüüd selles kinnises keskkonnas välja võluma nende nagu selle taseme, et millal see juhtub. Vasta. Ma arvan, et seda juhtu. Me oleme ikkagi Jopska ja Mäki. Just. Ja eraldiseisvad nähtused, tahaks nii mõelda. Jaa. Ja ei hakka siin Kristjani ja Teeduga võrdlema. Ei hakka. Meil pole lauamängu ega midagi, noh, Kris sul on? Lauamängu. Rooside sõda või? Vist küll või mingisugune ta enda välja mõeldud. Nagu lauamäng. Lauamäng, jah. Okei, seda ma ei tea. Ma mõtlesin see Family Feud. No seal ta on ju ainult see on ju sisse ostetud see, et odav no jah, see on see mingi franchise.
Eesti see, nagu noh, osakond. Seda jah. Odav kloon. Nii see business käib. Nii see business käib. Erki Nool on tõesti see kõige popim asi, mis on sellest rooside sõjast, on Erki Nool. Aga see on edit lihtsalt seal on ja mäletan küll seda. Nii legendaarne, see on jumala ammu ju. Aga minu arust on edit minu arust oli seal nagu 3. kord oli või 4. kord oli, et ta tegelikult, et kui sa esimest korda vastad Erki Nool, teised on ka vasta mingid jeblasid, aga ta mingil teisel küsimusel vastas uuesti Erki Nool, mis juba nagu, et ta vastas nagu uuesti minu arust. Okei. Ei, see on klassika, see on teleklassika. On. Ja tegelikult see on vist, kuna see on edititud, siis see on nagu YouTube klassika. No see on siuke Eesti kvaliteet, siuke huumor, õige vana on teinud, et on ja see võiks nagu siukest Eesti stiili küll nagu esindada. Selline siuke see lõige, kääritöö nii-öelda. Kuule, aga kuulen. Aga oli meeldiv. Oli väga meeldiv. Oli väga meeldiv 1,5 tunnikest. Mõnus. Ja oleme lõpetamas. Aitäh kõigile ja juba järgmises näeme. Tšau.